Allow me to introduce myself. Tere! Mis värk on? Eile oli mul võimalus kasutada sellist väikest kaamerat. Canon EOS M50. Ja põhjus, miks mul selle kasutamine vajalikuks ja võimalikuks tuli, oli lihtne. Mul oli võimalus filmida ühte kinnisvara objekti, ühte väikest korterit. Ja kuna minu enda Lumix G7-l puudub selline lai nurkobjektiiv, ma ei suutnud seda nii piisavalt kiiresti leida, siis tuli kasuks väike tutvus, väike sõber, kes oli mulle nõus laenama seda kaamerat. Siinkohal võib-olla tookski välja mingid siuksed esmamuljed rohkem, kuigi minu kasutusaeg oli küllaltki lühike, põhimõtteliselt pool päeva. Seega kindlasti ei ole see mingi väga põhjalik kokkuvõtte asjast ja kaamerast endast, aga lihtsalt selline väike esmamulje. Tehnika ise väga lihtne. Kere Canon EOS M50. Siia otsa keeratud 11–22 mm muutuva avaga 4–5,6 objektiiv, kuna antud peeglite kaameral on siis ka crop factor, mis on 1,6, siis 11 mm peal on ta kuskil 17. Aga mis ma sellest arvan? Esimene asi, kui sõbra käest selle sain, oli appi kui pisike. Ta on tõesti siuke pisikene, 2 näppu peaaegu ulatab üle ja sellistele suurtele kätele võiks olla midagi veidike suuremat. Aga vastupidiselt ootustele on tegemist siiski väga hea koostöökvaliteediga ja väga sellise kindla väikse riistapuuga versus, kui ma nüüd võrdlen enda kaameriga, siis kindlasti tundub olevat see selline kõvem ja kindlam kui minu enda G7. Aga rääkides sellest, kuidas ma sellega hoo pealt hakkama sain, kuna mul ei olnud väga pikka ettevalmistusperioodi ja korterit läksin filmima kohe järgmine päev, siis nagu igalt poolt läbi käinud on, siis Canoni enda menüüd super lihtsad, super hästi arusaadavad. Ma isegi, kuna mul puudub võrdlusmoment teiste suurte tootjatega, siis ainult enda Lumixi pealt oskan öelda, et kindlasti on Canoni menüü lihtsam, kuigi paari-kolme päevaga suudab endale teha selgeks vast natuke kõik menüüd. Ja see arusaamise kiirus kindlasti sõltub ka kogemusest endast, kui tead sõnavaraga oskad otsida ning alati, nagu tänapäeval on, YouTube, Google, kui midagi ei tea, tasub otsida. Ma usun, et mitte ükski küsimus ei jää vastuseta, kasutades neid kahte. Aga kuidas sellega siiski kinnisvara filmid oli? Lisaks kaamerale endale kasutasin ka enda Zhiyun Crane'i gimbalit, et saada võimalikult sujuv pilt ja selles polnud kahtlust, seda ma ka sain. Gimbal on väga super luks tööriist ja abiks eriti sellistel võtetel. Esmapilgul tundub, et tänu päiksepaistelisele ilmale ja sellisele suuresti avatud planeeringuga korterile sain hakkama päris kenasti ja sai hakkama see kaamera ka ning see objektiiv sai ka hakkama. Veidi jäimürane, vaadates siin natukene tulemust, siis aga järgmine kord tuleb teha paremini ja proovida võib-olla natukene teisi variante. Et kindlasti on võimalik siin kaamera sees ka midagi näppida, natuke proovisin ka, aga ma nüüd ei tea, kui palju see lõpus seda tulemust parandas. Et nagu ma ütlesin, et see pool päeva või siuke päev on kindlasti liiga vähe, et saada aru ühe kaamera võimetest ja isegi fraktsioonist sellest, nii et võtke seda videot täpselt nii, nagu see on. Väga pealiskaudne ja väga kiire selline esmamulje. Ja julgelt võite vaadata ka, panen lingi siia kuskile, seda valmis lõpptoodet nii-öelda. Ja ma ei tea, võite avaldada enda arvamust ka, mis te sellest arvate. Loodetavasti ei jäänud see mu viimaseks
kinnisvara videoks. Proovisin ka eelneval õhtul teha enda juures väikse testklipi. Kuna ma elan suhteliselt koopas ja praegugi on siin lisavalgust nii palju, et mind üldse siin näha oleks, siis pidin kasutama päris kõrget ISO. 1600 vist oli, millest ma üle ei tahtnud väga minna. Aga sellegi poolest ei päris mürane, nii et midagi on teha. Üks asi, mida ma veel proovisin, kui ma juba seal kohal olin, proovisin ka pilte teha. Ja jällegi, kuna kogemus lainurraga piltide tegemisel, eriti siseruumides puudub, jube palju pidi mässama, et saada järeltöötluses paika erinevaid nurki, sirgeid, vertikaale, horisontaale. Et kindlasti aitab kaasa pildistamine veidi madalalt. Panin tähele, et tegin seda võib-olla natuke liiga kõrgelt. Ma mängin esimest korda. Puhtalt kogemusest sõltuvalt võib-olla jäi asi natukene tagasihoidlikumaks. Aga ma harjutan, ei ole üldse hullu. Selles mõttes, et ei saa keelduda, et esimese paari korraga kõik õnnestuks. Mis ma kokkuvõtteks oskan öelda? Ma oskan öelda seda, et mulle meeldib selle kaamera selline feel. Ta on mõnus, ta on piisavalt raske ja kerge samas, et ta tundub, et sul on käes midagi. Ma lootsin seda kaamerat kasutades just sellel eesmärgil, milleks ma seda kasutasin, et ma ei näe seda müra seal, kuigi ma seda nägin, aga kõik tuleb kogemusega ja sa ei tea kunagi ette, enne kui sa ei ole proovinud. Sellegi poolest olen suhteliselt rahul tulemusega ja suhteliselt rahul ka sellega. Kindlasti ma usun, et tasub sellist osta, kui on vaja just sellist kompaktset, samas vahetatavate objektiividega kaamerat. Ning ega mul muud midagi väga tarka lisada ei ole. Numbritesse ma väga süvitsi ei lähe, neid leiab igaüks Google'ist, Photopointist, kust iganes kodulehtedelt. Nii et mul neid üle mämmutada siin pole väga mõtet. Siinkohal lõpetan. Ilusat päeva jätku teile!